ma olen Ingi Mihkelson, olen sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht ja ma unistan sellest, et ma saaksin endale ühe säravsilmselt tõeliselt vinge mantlipärija. Selle väikese klipiga tahaksime sulle anda sissevaadet sellesse, millega tegeleb meie sihtasutus, mis on meie missioon, milline on meie tiim ja tiimikultuur ja mõistagi, mida me siis uuelt juhilt ootame. Ja olen kutsunud endaga kaasa mõtlema, arutlema meie nõukogu liikme ja haridusvaldkonna ühe tõelise veduri Triin Noorkõivu. Tere ka minu poolt. Olen üle 15 aasta juba tegutsenud hariduse valdkonnas ja nendest 3 Kiusamisvaba Kooli nõukogu liikmena. Olen seda pidanud väga oluliseks seetõttu, et turvaline koolikeskkond ja iga inimese väärtustamine aitavad luua eeldusi õppimiseks ja arenguks. Ja selleks on meile vaja kõigile teadmisi ja oskusi ja sihtasutus Kiusamisvaba Kool just nendele kaasa aitabki. Just, me oleme juba 11 aasta vanused, eelmisel aastal meil oli tõeliselt vinge juubeliaasta, see on meil just selja taga ja mingis mõttes oleme nüüd ju täitsa küps organisatsioon oma järgmisele 10. vastu astunud uute väljakutsetega mõistagi, millest me hiljem ka kindlasti veel natuke teile pajatame. Aga mis siis on meie keskmes? Me tahame vähendada kiusamist Eesti koolides ja me oleme valinud selleks väga spetsiifilise metoodika. Me vaatasime siin rohkem kui 10 tagasi maailmas avatud pilguga ringi ja leidsime, et üks kõige paremini tunnustust saanud lähenemisi on Kiva kiusuennetusprogramm ja ta on seda ka tänasel päeval. See on teadusringkondades palju uuritud, see on teadus- ja tõenduspõhine lähenemine Soomes Turku ülikoolist ja meie siis tõime selle siin 11 aastat tagasi Eestisse ja tänaseks päevaks oleme selle viinud kusagil veerandisse Eesti koolidest, et 123 kooli on seda siin kasutamas, seeläbi vähendamas ühelt poolt kiusamist ja teisalt suurendamas siis laste sotsiaalemotsionaalseid oskusi, mis on siis oskus tulla toime nii iseenda kui teiste inimestega enda ümber. Ja nüüd olemegi olukorras, kus otsime sihtasutusele Kiusamisvaba Kool uut tegevjuhti, kes võid olla sina, ma loodan. Ja uuelt juhilt me ootame kindlasti seda, et ta oleks süsteemne, tegus, julge, lahendustele orienteeritud ja inimene, kes tahaks viia Kiusamisvaba Kooli mõju veel laiemaks. Ja selles protsessis kindlasti on ka oluline, et tunneksid endas valmisolekut olla ka kõneisikuks kiusamise teemadele ühiskonnas, sest et tõesti kahjuks peab ütlema, et täna veel iga 4. kooliõpilane kiusamist koolis kogeb. Just, see on üks drastilisemaid näitajaid, et ega me ei taha olla nende edetabelite tippus, aga paraku laste vaimse tervise ja sealhulgas ka kiusamise näitajate poolest Eesti ikkagi on absoluutses edetabelite tippus, et sellega me peame rinda pistma, aga meil on need lahendused võtta ja selleks meie sihtasutus siis ongi siis valanud kogu oma südame sinna sellesse ettevõtmisesse. Just. Aga Ingi, mis on see, mis sind tegevjuhina seni on innustanud? Eks ikkagi inimesed meie ümber ja meil tiimis on väga tegusad, väga pühendunud inimesed. Oleme kaugtöine tiim, meid on kusagil 12 ja me oleme üle Eesti laiali, et ma arvan, me oleme tõeline regionaalpoliitika supernäide, et meid on rohkem juba tänaseks päevaks Tartus, filmime ka siin oma Tartu kontoris aparaaditehases, natuke vähem kui tartlasi on meid Tallinnas ja sinna sekka veel Pärnust ja Viljandist on meil tiimiliikmeid. Ja meie tiimi ühendab, ma arvan, ikkagi see suur missioonitunne ja pühendumus, mis on 3. sektorile omane, aga ma arvan, et meie valdkonnas veel eriti, et see teema paneb meie inimeste südamed väga tugevalt põksuma ja see töö on ikkagi palju enamat kui töö. Meil on ka väga oluline osa meie võrgustikust on meie nõukogu, kuhu kuulub 5 inimest ja nõukogu on strateegiliseks partneriks ja väga suureks toeks juhatusele ja tiimile laiemalt. Ja nõukogus tuleb ka päris tugevat mentorlust tegevjuhile. Ja lisaks saab veel mentorlust ja tuge meie strateegiliselt partnerilt Heateo sihtasutuselt, milles on ikkagi väga suur väärtus peidus, et mina tegevjuhina olen seda tuge, mida ma olen saanud, väga kõrgelt hinnanud. Ja peab välja tooma veel lisaks meie partnerid laiemalt, sest sihtasutusel on tõeliselt lai partnerite ring, kuhu kuuluvad 100 ettevõtted erasektorist, meil on ka väga suur partnerite arv avalikust sektorist ja ka 3. sektorist, et koos me seda ühist tööd ainult teha saame, et üksinda on meie jõud väike, aga just selles partnerluses see jõud peitubki.
et tänaseks päevaks meil on ka päris suur hulk neid partnereid, kes meid on ka rahaliselt toetamas. Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna ja Tartu linn, Taaveti ja Steni fond, Aitan Eestit MTÜ ja veel paljud teisedki, et me oleme juba päris suured ja tugevad tänu sellele kõigele toele. Ja nüüd viimasel ajal kindlasti paneb meid mõtlema see, et ajad on palju muutunud, meil on olnud koroonaaeg, samuti on olnud sõja puhkemine Ukrainas ja Eestis põgenike vastuvõtt ning viimasel ajal kindlasti suurematest haridusreformidest on üleminek eestikeelsele õppele. Ja see kõik on ka päris palju meie koolimaastikku mõjutamas ja muutmas, mis tõttu näeme, et nüüd uuel perioodil on väga oluline vaadata üle ka KiVa sekkumismudel ja võimalused, kuidas just praegusel ajal kõige suuremat mõju luua. Nii et sinule tegevjuhina uuena on kindlasti oluline roll selles, et koos meiega seda mudelit ka üle vaadata ja uuendada. Nagu Ingi mainis, on sihtasutus hetkel finantsiliselt tugevas seisus ja võib öelda ka tugevamas kui kunagi varem. Et rohkete partnerite toel on ka sinul just võimalus neid suhteid veelgi edasi arendada ja kasvatada ja kindlasti leida ka uusi toetajaid juurde, et sihtasutus elujõuliselt tegutseda saaks. Mida veel peame tähtsaks, on kindlasti see, et oleme seni tegutsenud, nagu ka juba Ingi eelnevalt nimetas, teaduspõhisena, aga mitte ainult, vaid ka tõenduspõhisena, mis tähendab, et me mõõdame meie sihtasutuse mõju järjepidevalt ja et selle suunaga kindlasti tahaksime ka jätkata. Ja mis veel on võib-olla isegi üks kõige tähtsamaid asju on see, et meie sihtasutuse juures on kõige tähtsamad ka inimesed, kes siin töötavad. Ehk et ootame sinult, et oleksid kogenud inimeste juht, kes igas tiimiliikmes näeks potentsiaali ja sooviks temas kõike paremat välja tuua ja toetada inimeste arengut. Et see on kindlasti ka see, mida sinult väga ootame. Nii et kirge inimeste vastu. Ingi, tahaksid sa äkki veel midagi lisada? Me väga ootame sind kandideerima ja kui sul on mingid lisaküsimusi, siis palun julgelt pöördu kas minu poole või kellegi teise poole meie tiimis. Et kui sa natukenegi kaalud, siis kindlasti see on seda väärt, sest meil on väga-väga oluline missioon. Meil on teadvustatud märkimisväärne ühiskondlik väljakutse, millega me saame rinda pista, meil on need lahendused olemas, aga me vajame siia nüüd etteotsa järgmist sellist tõeliselt atsakat juhti, mis on muideks meie tiimi sõna atsakas, et me ootame sind, et kes võtaks nüüd selle vankri vedada ja teeks järgmise suure arenguhüppe ja seeläbi vähendaks siis kiusamist Eesti koolides. Ootame sind.